Tervist, head vaatajad, täna oleme külas videoõpsi meeskonnal ja meie ees on sellised tähelepanuväärsed isikud nagu, palun öelge oma nimi. Joosep Susi. Ja teie? Mervin Arumäe. Kristo Siig. Nii, millega teie meeskond praegu tegeleb? See meeskond siin tegeleb videopsi kirjandusvideote sarja tegemisega. Oleme sellega natuke üle poole jõudnud ja nüüd tulebki edasisine plaan veel paika panna. Kust üldse tuli mõte videoõpsi YouTube'i kanal teha? Videopsi YouTube'i kanali mõte tuli sellest, et mina ise tegin kunagi ajalooteemalisi videoid omanimelisel YouTube'i kanalil, mis said väga populaarseks nii õpetajate kui õpilaste seas ja sealt tuli mõte, et võiks seda mudelit kuidagi laiendada siis teistesse ainetesse ja sellest sündis siis videoõps ja siis me jõudsime mõtteni, et võiks ühe kirjandusvideote sarja sinna teha. Räägite teie sellest? Jah, no mõtlesime, et kust alustada, et kindlasti selline, võiks öelda, et igasugune õpetajaid toetav materjal on ju vajalik. Ja alguspunkt oli selline, et see esimene videote sari võiks anda kätte kõige sellised elementaarsemad metakontseptsioonid kõigepealt, alates näiteks kõnekujunditest, lausekujunditest ja ilmselt kõige mõistlikum selline sissepääsu värav tundus olevat gümnaasiumi ainekursus kirjandusteose analüüsi tõlgendamine. Ja? Nii et see peaks olema selline kõige esimene sissepääsu värav kirjanduse kokkupuutumisele, kirjandusteose, ilukirjandusliku poeetilise aegruumi nautimise selline baas. Jah, et ei saa unustama, et jätta seda ka, et tegelikult see meede ka dikteeris meile, et see peab olema gümnaasiumikursus, et ta võiks olla konkreetsele mingisugusele ainekursusele vastav videote kogum. Et sellepärast just saigi mõeldud, et milline kirjanduskursustest võiks olla see, mille kohta me teeme ja sellepärast, mis Joosep ütles, see just tundus kõige mõistlikum. Et ta on nii üldine, et seda saab tegelikult integreerida mis tahes kursusega ja isegi ka veel põhikoolis. Jah, et ütleks nii palju, et tõesti me väga täpselt vaatame, mis on kirjas ainekavas, ehk siis me jälgime seda ainekursust kirjandusteose analüüsi tõlgendamine, aga sellise hoiakuga, et põhimõtteliselt eri siis loengud võiksid olla või eri videod võiksid olla kasutatavad ka miks mitte kolmandas kooliastmes, aga miks mitte ka lihtsalt huvilisele, kes selle video peale satub või kuidagi moodi tunneb kirjanduse vastu huvi. See on ka, ütleme, laiemalt videopsi selline idee, et me üritame püüda korraga nagu kahte lindu, et ühest küljest, et see töötaks õppematerjalina ja teisest küljest, et see oleks ka nagu hariv meelelahutus. Et meil on päris palju neid, kes on nii-öelda vabakuulajad, kes lihtsalt naudivad sellist kirjanduse teemalist mõtiskelu ja seda. Ma tahtsingi küsida, et missugune on tagasiside? Vaatajate arvud, kommentaarid? Vaatajate arvud siin esimesed, mis said kevadel üles, on seal saanud mingi 1800 vaatamist praeguseks. Et eks nad järjest kerivad. Meie eesmärk on, et kui on nagu siuke aastaring täis, et siis keskmine video vaadatavus ühe aasta kohta võiks olla 3000 vaatamist. Et ajaloovideote puhul see umbes niimoodi keskmine on. Et ma loodan, et need kirjandusvõimad on sama edukad. YouTube'is saab kommentaare ka kirjutada, kas on kirjutatud? Ja kommentaare on ka mõned mul peast nüüd ei tule, aga võib-olla te oskate öelda, te just käisite õpetajatele esitlemas ja rääkimas, kas seal tuli ka mingeid? No, põhiline mulje on see, et otseselt ei ole kommentaare selle kohta, kuidas on neid videoid kasutatud. Tundub, et võib-olla see ei ole veel nii teadvustatud ka, et nagu sellist nagu sisulist kommentaari ma ei ole väga kuulnud, aga Facebooki grupis ma panin ühte Eesti kirjanduse teemalisse Facebooki gruppi ja seal läks küll aruteluks seal. Osade meelest oli liiga labane või julge, aga siis mõned kirjanikud seal, Wimberg ja Kontra, viskusid
viskusid jällegi selle stiili kaitsele, et seal läks nagu aruteluks sellel teemal. Aga kuidas siis õpetaja saaks kasutada seda, mis võimalusi see pakub? No kõigepealt peaks ikkagi alustama sellest, et ükski õppematerjal, video, õpik ja nii edasi ei asenda õpetajat. Jah, õpetajat kui magistrikraadiga spetsialisti, see on ikkagi kese. See on toetav materjal. Ja võib-olla on ka olukord näiteks, et ühele, ma ei tea, klassikollektiivile näiteks sellised videod üldse ei sobi. See on täiesti loogiline. Või siis mõnele õpetajale ei sobi. Aga nagu igasuguse õpitegevuse eel on tarvis ju küsida, mis on selle eesmärk, mida me tahame arendada. Ja vastavalt sellele, mis on see eesmärk, tuleb kavandada ka see, kuidas täpsemalt me siis seda kasutame õppeprotsessis. Et loomulikult ei saa lihtsalt panna seda videot mängima ja eeldada, et õpilane neid teadmisi omandab. Kas see on näiteks kinnistavas faasis, kas see on tõesti võib-olla selline väike osa laiemast näiteks, ma ei tea, metafoori käsitlemisest, kus me tõesti korraks vaatame seda videot, on ju, õpetaja häälestab, on tõesti mingisugune toestav struktuur seal ümber ja nii edasi. Ehk siis see, kuidas neid videoid kasutada, see peab ikkagi sõltuma konkreetselt õpilastest, konkreetselt sellest, mis on selle õppeprotsessi eesmärk ja missugused on ka näiteks õpilaste teksti kasutustavad, varasemad teadmised ja nõnda edasi. Nii täpselt kindlasti me ei saa ette kirjutada, kuidas neid peab kasutama, aga et kas häälestusfaas, kinnistav faas või midagi muud. Aga oluline ikkagi see, et ka videote, igasuguste multimodaalsete tekstide kasutamine eeldab seda, et see on toestatud. Jah, et kindlasti peab olema õpetaja see, kes aitab õpilast, et ikkagi mõtestada seda videot. Ja. Minu mõte läks, et ümber pööratud klassiruumile sobiks, et õpilast vaatad kodus ära ja siis saab tunnis arutada. Jah, see on kindlasti üks selline lähenemisviis, mida Kristo eelnevate videote puhul on päris palju ka esile toonud või rõhutanud. Ehk siis tõesti, miks mitte näiteks õpetaja tõesti valmistab ette natukene, annab sellised suunavad, toestavad küsimused, fookused, kuidas võiks seda videot vaadata, mis hetkedel näiteks pausi peale panna ja nii edasi. Ja pärast seda tõesti tullakse siis klassiruumi ja koos arutatakse nende küsimustele. Jah, et siin peab nagu vaatama kahte tahku, et esiteks siin defineeritakse teatud kontseptsioonid, aga teisalt siin ka näitlikustatakse. Et põhimõtteliselt väga paljudes videotes on nii, et on üks sama kontseptsioon, aga käiakse mitme erineva teksti või näitega seal see läbi. Ja see võib ka olla nii, et kui õpilasel ei ole miski meeles, siis ta teab, et tal on seal videos, ta näeb neid sisukorra punkte, et okei, et mul ei ole meeles näiteks see, ma ei tea, mis asi on häälutus, et siis ma lähen ja vaatan sealt sellest kohast. Ja ta tegelikult on nagu iseseisvalt kasutatav ka just tänu sellele, et seal on päris palju metaandmeid näha, et see video on lõigatud juppideks. Et me ju näeme ka, et seda videot ei ole alati vaadatud otsast lõpuni, et pigem nagu juppide kaupa või midagi sellist. Et seda see võimaldab ka. Joosep ütles, et see vajab õpetaja tuge, aga kas olete mõelnud ka sellele, et praegu on nagu loengud, videoloengud, et olete mõelnud ka interaktiivsetele variantidele, et õpilane saab juba sellest videost endast tagasisidet? Jah, see on, ütleme, me ei ole selle projekti raames seda ette võtnud, aga iseenesest me nendel koolitustel, mis me nüüd selle projekti raames teeme, me tutvustame seda mõtet, et õpetajatele, et on võimalik sinna lisada see interaktiivne kiht. Variante on selleks mitmeid, et üks on e-koolikoti sisuloomekeskkond. E-koolikoti sisuloomekeskkonnas on võimalik näiteks siis väga kerge vaevaga sellest YouTube'i videost teha siis interaktiivne, et lisada sinna küsimused mingitesse kohtadesse, mis aitavad kinnistada ja annavad kohest tagasisidet. Aga neid variante on veel, et mina ise olen arendanud sellist keskkonda nagu Masteri, kus on samamoodi seda võimalik teha, mis on eestikeelne keskkond ja sealt saab siis õpetaja ka näeb ise kohest tagasisidet, et kuidas ta õpilastel on läinud. Et me peame mingi hetk selle kindlasti ette võtma, et praegu on lihtsalt läinud aur selle sisu osa tootmisele, aga hiljem võiks sinna selle interaktiivse kihistuse nii-öelda lisada küll. Aga interaktiivne ei pea olema ainult digitaalne. See võib olla ka klassiruumis inimeste vaheline suhtlus, et näiteks mingil hetkel paneb õpetaja video kinni, ütleb nii, vaadake seda näidis, siin tehti niisugust analüüsi, nüüd võtke teie oma tekst, teeme seda sama nüüd siin koos.
ja räägime ja see interaktiivsus maandub klassiruumi, mitte digivahendisse. nii. ja mulle endale tundub nende selles mõttes kirjanduse suhtes kõrvaltvaatajana, ma ei ole selle aine ekspert, tundub see video, mind on üllatanud see, et kui tegelikult, kui vahvalt saab nagu videoformaadis seda teose tõlgendamist toetada, et näiteks meil oli siin see Ene Mihkelsoni luuletus, eks ole, see Valge kala, et kuidas me selle animatsiooni ja nende videovõimalustega saame selle kuidagi paremini nagu nähtavaks tuua, need mõtted, mida Joosep jagab, et seda puhtalt nagu ütleme tekstipõhise õpikuga näiteks vist ei saaks teha. jah, aga loomulikult ideaalis võiks olla selle juures ka erisuguseid veel toetavaid materjale näiteks õpetajale ja loomulikult mida me alati innustame, et alati on võimalik nii-öelda meiega kaasa rääkida, et me oleme alati valmis, et kui keegi näiteks kommentaariumisse postitab mõne küsimuse või vastuväite, siis loomulikult kirjutame vastu, et me oleme alati selleks valmis. Et võiks julgustada siis videoõpsi seal tõesti avalikult kritiseerima, et meil oleks ka võimalus suhelda inimestega. Või pakkuda teistsugune tõlgendus mõnest kirjandusteosest. See oleks taevalik, jah. Kas seda kriitikat on tulnud, et te panete elava kirjanduse telefoni, nutitelefoni arvutisse? Et niigi on lapsed ninapidi kogu aeg telefonis, nüüd te pakute veel juurde sinna. Jah, et kui elav kirjandus ei ole arvutis ja nutitelefoni, siis ta tõenäoliselt ei ole elav kirjandus. See on väga oluline küsimus, aga minu arvates siin, et selle, ütleme laiem taust on loomulikult selles, et me teame, et õpilased loevad kogu aeg, absoluutselt kogu aeg. Muud ei teegi, ainult loevad. Lähed kuhugi vahetundi, vaatad kooli koridori, mis nad teevad, loevad. Ja. Aga see on natuke teistsugune lugemine, me teame, et aju töötab ka teistmoodi, võrreldes siis sellega, kui nad loevad näiteks ilukirjandust ja nad peavad tegelikult oma kujutlusvõimet hakkama rakendama. Ja. On 2 erinevat lugemist. Aga kui me teame, et õpilased puutuvad kokku selliste tekstidega või puutuvad kokku või ise pidevalt viibivad erinevatel ühismeediaplatvormidel, siis tegelikult kool ei ole koht, mis peab silmad kinni pigistama, vaid kool peab olema koht, kus sellega tegeletakse mõtestatult. Et me teame näiteks, et õpilasel on väga head tehnilised oskused, kuidas ühismeediaplatvormidel liikuda, toimetada. Aga kus on see koht, kus me mõtestame, mida seal tegelikult tegema peaks, mida seal võib, mis on need ohud, kuidas ma peaksin seal käituma ja nii edasi. Ehk siis kindlasti mitte silma kinni pigistada. Ja teine, ütleme, poolus on siis ikkagi see, et videoõps on üks paljudest võimalustest. Ja see on selline võimalus, mis lähtubki sellest, et missugused on juba tavapärased tekstid, millega õpilane kokku puutub igapäevaselt. Ja sealt hakata tegema samm siis selle poole, et me võiksime lõpuks võtta ka ilukirjandusliku teose kätte. Meil võiks olla mingisugune tööriistakast, kuidas sukelduda sinna rikkalikku aegruumi. Ja mitte ainult õpilane selles mõttes, et videoid me ikkagi ise ka täiskasvanud inimesed, õpetajad, teadlased, me kõik kasutame neid, et selles mõttes ei ole, kui ta on olemas selline võimalus, siis ta lähebki igale poole ühiskonna, igasse tasandile. Jah, et kindlasti ei tähenda video näitamine või video kasutamine, et selle arvelt me loeme vähem näiteks või et me kirjandusega tegeleme selle arvelt vähem, absoluutselt mitte. Vastupidi, see video võiks olla selline, võiks anda teatud noodivõtmed näiteks või siis hoopis tõugata, et natukene nügida õpilast, et tasub minna vaadata, mis seal on. Ei hammusta, näiteks luule ei hammusta. Kus see piir jookseb siis niisuguse kerge ja raske huumori vahelt? Ja põhiliselt see huumor tuleb Joosepilt, tema on see loov aju seal taga. Jah, meil on selline vaikiv reegel, et kui me pärast seda videot vaatame, siis endal peab natukene piinlik olema. Muidu me pole teinud piisavalt. See on intuitsiooni küsimus loomulikult, et ega siin täpselt piir ongi keeruline paika panna ja kindlasti ma arvan, et igasuguste videote puhul on alati hulk inimesi, kellele see ei meeldi, pole nende maitse. See on loomulik. Aga me oleme üritanud leida mingisuguse sellise kesktee, aga meie jaoks kõige olulisem on ikkagi põhimõtteliselt sisu ja see, mida me ikkagi nii-öelda selle nalja varjus üritame siis
kehtestada. ega tegelikult siin on ju kontrollvaatajad ja kontrolllugejad ka, et kui ikkagi miski on läinud kuidagi nendest isiklikest piiridest kellelgi üle, siis me oleme kohe teinud mingisuguse muudatuse. Et alguses me kompisime tegelikult mõnda aega seda, et kus see piir läheb. Meil jäid mõned tekstid ellu viimata ja siis oligi see küsimus, et see kuidagi lihtsalt on nagu, mida video edasi, seda paremini välja kujunenud. No näiteks üks viimaseid videod oli selline, meil on ka retsensendid nendele siis tekstidele, mis me alguses kuidagi visandame. Ja viimane kord video puhul oli, kus retsensent ütles väga selgelt, et vaat siin tundub mulle, et see läheb natukene üle piiri, et siit tuleks natukene tagasi tõmmata ja siis me seda ka tegime. Aga iga õppematerjal või iga õpetus viiakse inimeseni, teise inimese kaudu. Ta on ise see nagu teatud meedium, kes vahendab. Ja olenevalt sellele, milline isik on ja milline tema on ja kuidas ta räägib, see kõik paneb sinna juurde selle mingisuguse miski. Ja see on hästi oluline, ka õpikutes on see samamoodi, iga autor kirjutab omamoodi, ehitab selle õpiku teksti enda moodi üles ja tema see hääl kostab sealt läbi, et seda me ei saa nagu nivelleerida või ära jätta või see on oluline asi ja selle, nende videote puhul on see lihtsalt nii. Jah, ma olen ka mõelnud, et õpilast ei tule mitte ainult informeerida, vaid ka intrigeerida. Ja see emotsioon peab seal ka sees olema. No see videoõpsi videos on üks teatud žanr. On üks, see on selline. Ja selle žanri reeglite juurde kuulub ka, ütleme selline, see ei ole väga täpselt sõnastatud reegel, aga et kui me võrdleme, et näiteks Lutsul on kindel reegel, et umbes 20 lehekülje tagant saab nalja või umbes midagi sellist. See on lihtsalt väga vajalik, jah. Et videoõpsil on umbes nii, et ikkagi kui on üks lõik võib-olla on loengu formaadis, aga siis hakkab Kristo juba ütlema, et liiga pikalt ainult loeng. Nüüd peaks mingi aktiveeriv tegevus olema, ja nii me üritame seda üles ehitada. Nii, ma vaatasin ka bioloogiat ja siis oli seal päris palju uusi mõisteid ja mõtlesin, et neid ma pean mäletama. Hakkasin konspekteerima, aga ei jõudnud. Väga ruttu läks. Mis te selle kohta ütlete? Bioloogia videote osas, eks bioloogiaõpetajatega koos peame sellele vastama, aga kes seda teevad. Aga eks seal on, ütleme, kui vaadata ka seda ainekava, siis seal ongi gümnaasiumi ainekavas väga tehnilised, spetsiifilised mõisted, mida ma siis üritan võimalikult minimeerida. Minu roll on neid stsenaariumid selle poole pealt üle vaadata, et ega ei lähe liiga nagu hoogu selle nagu ainesse süvitsi minemisega. Aga mõnikord ongi, et ainekava eeldabki, et sa peadki nii süvitsi seda asja käsitlema, et seal ei ole võimalik kõigest ka päris kõiki nurki maha sõita. Siin on ainealane eripära, see on loodusteaduslik tekst ja loodusteaduslikule tekstile on omadus tihedus, omane tihedus, palju nimisõnu, kontseptsioone, laused on, seal on vähe dünaamilisi verbe, seal ei ole näited on sellised, seal on konkreetsete mingite skeemidega mingid protsessid, see on teine valdkond. Ja, aga kuidas ma siis lahenduse leidsin, mis te arvate? Panite pausi peale. Isegi kerisin tagasi. Jah, aga mõistlik video vaatamise strateegia. Ja seetõttu ongi tihtilugu tarvilik just nimelt see õpetaja tugi, kes suunab, mismoodi üldse seda videot võiks vaadata, mismoodi on kõige tõhusam antud eesmärki arvestades seda videot vaadata või siis selle videoga täpsemalt öeldes siis tööd teha. Ja? Aga seal on ka teisi võimalusi, näiteks YouTube on selline koht, kus saab videot vaadata ka natukene aeglasemalt. Ja? Nii et me saame kiirust muuta, me saame vaadata kohe konkreetselt, et ma tahan seda kohta uuesti vaadata näiteks, ja ma võtangi selle sisu korra. Võib-olla see kõige parem metafoor siin, kujutage ette, et see videoõpsi video, see on nagu mingi tõmmis või siirup. Te ei joo seda korraga ära, või te nagu teete sellest midagi edasi, lahus ja mingisuguse muu asja. Kange kraam, jah. Nii, aga siis bioloogias mind veel intrigeeris ka see, et seal oli juttu lipiididest ja neid oli väga palju, neid ma ei jõudnudki hästi konspekteerida. Ja siis ja lõpuks jõudsime siis margariini ja võini, et kumb siis tervislikum on, kas see nagu ma ei saanud sealt päris selgelt üle vaadata. Jätame selle küsimuse äkki siis, kui me teeme sama asja bioloogidega, sest ma arvan, et meie siin keegi ei ole nagu eksperdid sellele vastama. Mulle jälle meeldis, et on nagu see päris elu ise sisse toodud. Bioloogia tundi.
nii et ma ei saa ka praegu teada siis, selle küsimuse kas vastust Keiu praegu või päris või. no seal videotes, mina sain nende videote tegemisel aru, et igal juhul margariin on halb. Et seal on need transrasvad, mis on muuseas nende videote tegemisel, kui see olla seal protsessis ninapidi sees, siis nii mina kui ka meie montaaži eest vastutav Martin Männik on öelnud, et jube kasulik tegevus on see videopsi tegemine, sest saad kõikidest ainetest saad asjad selgeks, et kui sa nii palju kordi seda materjali nagu läbi töötad ja küsid küsimusi, et kuidas see ikkagi kuidas siin peab animatsioonis joonistama selle asja, mismoodi on õige, siis see on iseenesest väga hea õppimise viis. nii et kui ühelegi teisele Eesti õpilasele videoõpsist tolku pole, siis vähemasti üks inimene on, kes saab targemaks. sest on sunnitud kõik nüüd läbi vaatama, ta ei saa pausi peale panna. ma mõtlesin ka keeleõppe peale, et meil on nüüd vene koolid lähevad eestikeelsele õppe üle ja palju on Ukraina lapsed. Kas neid videoõpse saaks kasutada ka keeleõppes kuidagi? Eesti keele õpetamiseks? see küsimus tuli reedel ka, kui me seal esinesime, aga et selle üle me natuke arutasime, et no meil on olemas ju tegelikult see keelekliki programm, mis on mõeldud A1 tasemele ja sealt peale, et tegelikult sellised materjalid, noh, see on natuke teine asi ja meie ei ole ju, me oleme emakeeleõpetuse õppejõud, mitte siis eesti keele kui teise keele õpetuse õppejõud, et see on, eeldab teistkust meeskonda, aga ka jällegi see mõte, et noh jah, et see tähendab sama asja, et tuleb pausi peale panna, ise teha noh, Eesti kultuurivideod inimestele, kes siia tulnud on, mis midagi seletavad, aga noh, see muidugi, see ei ole, seal on nagu natuke teistsugused nõuded, sest et keeletase määrab ka ju selle ära, mis keeletasemel kõneleja on, kes seal siis seal on mõnes mõttes vaja ka nagu personaalsemalt läheneda, et nad kõik tulevad erinevatest lähtekohtadest, on ju. Et kui meil on nii-öelda see üldhariduse põhiprotsess, on ju, et siis seal me saame enam-vähem eeldada, et kes gümnaasiumisse jõudis, ta on mingil tasemel, eks ole. Kas videoõpp saab minna ka rahvusvahelisele turule? Üldiselt saab, selliseid mõtteid meil on olnud küll, aga noh, kirjanduse puhul see eeldaks ikkagi sisuliselt täitsa uue sisu loomist, sest me oleme praegu ikkagi, kõik need videod on ju Eesti noh, peaaegu kõik on Eesti kirjanduse põhised näited. Ta on väga siuke kultuuriruumi keskne. jah, ja videoõpsil loomulikult on ju mitmeid eeskujusid, et kui me vaatame näiteks ka YouTube'is ringi, siis väga paljudes teistes keeltes on loomulikult ka videoid, mis üritavad kas teha nähtavaks mingisuguse tüviteksti sisemised seaduspärad või avada ka selliseid põhimisi ka metakontseptsioone või siis ma ei tea, erisuguseid žanreid näiteks ja üldse jah, kirjandusega seotud videoid on väga palju. Nii et jah, ma arvan, et sellise kirjandustööse analüüsi tõlgendamine ainekursust rahvusvaheliselt ilmselt ei ole meil mõtet teha. Aga kas eesti kirjandust on inglise keeles niimoodi tutvustatud? Seda mitte, vaat selle peale võib küll mõelda. Jah, võib ju tutvustada eesti kirjandust. Kindlasti. Jah. Te saaksite teha koostööd eesti keele kui teise keele õpetajatega ka. jah, see võimalus on, et siin tuleb seda mõtlema hakata, et kuidas, mille järel oleks vajadus. Sest eesti keele kui teise keele õpetamine, see on vanusest 0–100. Kui me räägime koolist, eks ole, me räägime siin 1. kuni 12. klassini, meil on kutsekoolid, meil on kõrgkoolid, eks ole, kus õpetatakse eesti keelt teise keelena. Et siin on neid võimalusi väga palju ja see keeleõppe eesmärk määrab väga palju seda, mida õpetada on vaja. Kas on suhtluskeelt, kas on akadeemilist keelt, mida iganes. Ja veel tuleb arvesse võtta siis neid konkreetseid õppematerjale, mis praeguseks juba loodud on, mis on puudu. Et noh, tõesti, et siin on meie õppekaval ju õpetatakse ka eesti keele kui teise keele õpetajaks, et meil on siin spetsialisti, kellega saab selle üle aru pidada, et millist auku, lünka saaks nagu täita siin. Aga see küsimus jah on õhus, aga me võime ka rääkida eesti keele kui emakeele õppevideotest, sest meil ei ole ka eesti keele kui emakeele näitlikustavaid õppematerjali peale selle, et saab mõned kokkulahku kirjutamise videod. Üks kokkulahku kirjutamise video on ja see on kusjuures videopsi kõige populaarsem video üldse. Jah, see on ilmselt ainuke video, kus üldsegi sellist asja seletatakse, aga see on ka tõsiselt tummine video, ma ütleks, ja ma nagu see on väga siirup. Et kui vaadata sellist tavapärast tagasisidet, siis minu arvates ongi seotud sellega, et keegi tuleb ja töötab, et sellest peaks veel tegema.
ja ütleme, selliseid nii-öelda soovilugusid, ma arvan, et Kristol on ilmselt sadu juba, kujutan ette, et missuguste ainekursustega seotud, missugusel õppeastmel ja nii edasi. Ja konkreetsemalt kirjandusega on ka neid mulle laekunud küll väga palju, videoks sellest peaks ka kindlasti tegema, jah. Need võivad olla konkreetselt näiteks mõne teosepõhised soovid, aga ka konkreetsemalt võib-olla mingisuguse kirjanduse spetsiifilise kontseptsiooni või kujundi kesksed. Aga miks mitte kehalisest? Jah, ka liikumisõpetuse videosari oleks väga tervitatav kindlasti. Nii et arenguruumi on tohutu palju. Ikka on, jah. Ei lõpuks on ikkagi nii, et kui Kristo või videoõpsil on eesmärk katta kogu meie haridusmaastik ära, siis kui ta valmis saab, siis tuleb uuesti otsast peale alustada ilmselt ajakohastama hakata, nii et lõpuks tööd on sul palju. Aitäh teile, väga huvitav oli.